tulemast vaatama TK Stage Tech e-autoralli Eesti meistrivõistluste viimase ralli Jaapani ralli kokkuvõtet. Ralli, kus kahjuks osalejaid väga palju ei olnud, kokku 2 klassi peale vaid 32 osalejat, aga sellegi poolest nägime päris tihedaid võitlusi. Ja tulles siis kõigepealt EMV1 klassi juurde, siis võitjas osas ei muutunud eriti midagi. Küll aga poodiumil uus nägu ja ikka top 10 päris tihedas võitluses mitmed sõitjad ja seda lausa viimase punkti koha peale. Viimase punkti koha ja punkti kohtade välja jäämise vahe oli 6 sekundit. Päris hea. Aga lähme siis võitja juurde. Siim Voort, nagu ikka, võitis just Pareku ees ligi minutiga ja punkti katselt samuti jällegi maksimumpunktid, nii et lõpetab hooaja olles kaotanud ainult 1 punkti terve hooaja jooksul. Ja see oli siis hooaja esimesel rallil Monte Carlos punkti katsel. Tuli esimese koha asemel teiseks. Niisiis temalt peaaegu perfektne hooaeg ja kindlasti saab olema huvitav näha, kas ta osaleb ka järgmisel aastal ja kuidas tal siis läheb. Aga liigume edasi Oskar Orava juurde. Tuli seekord 4. mitte poodiumile. Seekord tal kahjuks kiirusest selleks ei piisanud, aga ei lase ennast sellest mõrendada. On kindlasti rahul oma hooaja tulemusega. 4. koht siis üldarvestuses. Ühtlasi võib ta uhke olla selle üle, et ta on pika puuga parim Fordi sõitja. Järgmine Ford punktitabelis jäi ikka väga kaugele. Küll aga võib oma ralliga enam-vähem rahule jääda Just Parek, kes võttis jällegi teise koha. Kaotust Siim Voortile natukene alla minuti ja punkti katselt teine koht, nii et võiks öelda, et võttis oma ja nii ongi. Teine koht on suhteliselt tema tase olnud see hooaeg ja selle ta ka kindlustab üldtabelis, siis kindlal teisel kohal Siim Voorti taga 155 punktiga ja Martti Tormist pea 50-ga ees. Aga vahepeal on pilti jõudnud selle ralli staar Siim Nöör, kes tuli esmakordselt poodiumile ja tõi EMV1 klassis ka Hyundai'le esimese poodiumi viimasel rallil. Samuti punkti katselt 3. koht, nii et väga hea esitus ja võiks öelda, et asfaldirallil jällegi ringraja kogemused toovad ikkagi mingil määral edu. Aga nüüd 6. kohal lõpetanud Martin Järvekülg, kes võib oma ralliga päris rahule jääda, kuna võttis ka punkti katselt 1 punkti. Küll aga jäi 5. kohast puudu ainult 8 sekundit, nii et midagi oleks kindlasti saanud teha, et need 8 sekundit teenida. Aga Rauno Lepiku ees ainult sekundiga siis on Martin Järvekülg, nii et natuke vedamist on ka. Aga vaatame üle tulemused. Esimesel kohal, nagu ikka, Siim Voort ja võtab ka punkti katselt täispunktid. Just Parek teine koht ja ka punkti katse teine koht. Siim Nöör 3. ja ka punkti katse 3. Oskar Orav 4. kohal ja ka punkti katsel 4. kohal. Raido Külaots 5. kohal ja Martin Järvekülg 6. punkti katselt 1 punkt. Rauno Lepiku 7. kohal, Sten-Erik Lehtmets 8. Maarjo Kroonmäe 9. ja Ristjan Ristisaar 10. kohal. Ja vaatame siis ka punkti tabelit. Siim Voort kindla eduga meister, Just Parek teisel kohal ja Martti Torm lõpetab poodiumi. Oskar Orav 4. ja Sten-Erik Lehtmets 5. kohal. Raido Külaots 6. Martin Järvekülg 7. Rauno Lepiku 8. kohal. Jürgen Jürisalu 9. ja esikümne lõpetab Erik Kajar. Sellega võtamegi kokku EMV1 hooaja on olnud osaliselt ühekülgne, aga mõneti ka mitmekülgne hooaeg ja liigume edasi EMV2 klassi juurde, kus seekord on natukene erinev võitja sellest, millega me harjunud oleme. Ja samuti tavalist võitjat ei ole üldse kohal. Ehk on võimalused teistel särada ja seda teeb Karl Reinoja, võttes võidu ja punkti katselt samuti maksimumpunktid. Osaliselt emuleerides Siim Voorti minut edu teise koha sõitjaga võrreldes. Ja Karl Reinojale siis teine võit sellel hooajal suutis ta ka Portugalis võidu võtta. Nii et poodiumi kõrgem aste ei ole tema jaoks küll võõras, aga pigem ta sinna see hooaeg ei kippunud. Anders Inimäe siis kindla meistrina seda tegi. Sellega kindlustab Karl Reinoja endale täiesti kindlalt teise koha EMV2 arvestuses ja
Edasi näeme Raido Mõtsarit, kes tuli rallil teisele kohale ja võttis ka punktikatselt 4 lisapunkti ehk siis teise koha. Raido Mõtsar näitas hooaja jooksul korduvalt poodiumi väärilist kiirust, aga hooaja kokkuvõttes ta sinna ikkagi ei jõudnud. Lõpetas siis oma hooaja 4. kohal, olles ka esimesel etapil Monte Carlos rajale mitte jõudnud. Aga kes jõudis kogu aeg kohale oli Kertin Käblik, kes tuli hooaja kokkuvõttes 3. kohale ja rallil samuti seekord 3. koht ja punktikatselt ainult 1 lisapunkt. Vahe siis liidriga veidi alla 2 minuti ehk Mõtsarile samamoodi veidi alla minuti kaotust. Tema selja taga juba järgmine konkurent umbes 40 sekundi kaugusel, nii et uhkes üksindusest ta sinna 3. kohale platseerus. Aga seekord 5. kohale tuli siis Silver Jõhvert, kes on hooaja kokkuvõttes kiireim Volkswageni piloot ja 6. koht siis temale punktitabelis. Võrreldes tema eelmise aasta esitusega, kus ta jäi Rally 4 klassis toona 4. kohale, siis veidi kehvem tulemus hooaja peale, kuid mäng on erinev, autod on erinevad, kõik on erinev, nii et konkurents oli siin ka kindlasti tugevam. Aga nüüd siis pildis Tarvi Priks, keda me minu teada ei ole kunagi veel video kokkuvõttes näinud. Rallit 6. koht, aga mis on üllatuslik on see, et ta tuli punktikatsel 3. kohale ehk teenis 3 lisapunkti. Üldis aga 3,5 minutit kaotust liidrile ja punktitabelis tuli ta 8. kohale. Ja sellega on aeg vaadata üle tulemused. Karl Reinoja esimesel kohal ja ka punktikatse võit temale kirja läks. Raido Mõtsar teine ja punktikatsel samuti teine. Kertin Käblik 3. ja punktikatse 5. Keijo Laanesaar 4. kohal, Silver Jõhvert 5. Tarvi Priks 6. Timo Pirken 7. kohal, Alo Arela 8. Kalvar Kiik 9. ja Marko Vredis lõpetab esikümne. Ja vaatame samuti üle EMV2 klassi lõpliku punktitabeli ehk siis Ander Sinimäe kindla meistrina. Karl Reinoja teine ja Kertin Käblik lõpetab siis EAL-i galale pääsejate kolmiku. Raido Mõtsar 4. kohal, Rait Jansen 5. Silver Jõhvert 6. Kusti Muri 7. kohal, Tarvi Priks 8. Karl Kristjan Hansen 9. kohal ja Keijo Laanesaar 3. Volkswageni sõitjana top 10 lõpetab ka selle. Hooaja lõpetuseks tahaks tänada kõiki, kes on kokkuvõtteid vaadanud, kõiki, kes on osa võtnud, kes on Evali tegevust selle hooaja jooksul jälginud. Ja samuti tänada meie sponsorit TK StageTechi, kes meie hooaja võimalikuks tegi. Aga näeme järgmisel aastal Richard Burns Rally radadel ja kohtume juba Monte Carlos 27. jaanuaril.